Mäletad, kui alatase küsiti, kelleks sa suurena saada tahad? Ma ütlesin ikka, et kirjanikuks ja loodusuurijaks. Siis on valik lai, kui vahepeal peaks väsima. Kas kasvamine lõpeb üldse siis, kui oled suur? Kus sa end 10 aasta pärast näed? Hea küsimus. Aitab küll sest jutust, et meil põhjatumad mered ees ning lagipeade kohal madal süsimust. Ei näe veel tüdimuste silmis. Jäändan südikust, et mõelda suuremat. Unistan paigast, kus ruumi tegeleda kõigega. Kõigega mõtlen psühholoogiast dramaturgiani. Läbimurretest ja mitte ainult laboris või globaalsel tasandil. Maailm, mis sekundiga koju kätte tuleb, mis laugude all keerleb, kui ma silmad sulen. Tajun vastutust, sest tean mu kodu kullast kallimgi. Uskumatu ime, et just siia sattusin. Mõtlen oma kohast, kus meil võrdselt ruumi sirutada tiibu. Kus leiaks nõu karjäärist hingeasjadeni. Ikka hea, kui taamal rannaliivsu jaoks on kuskil keegi. Võin käia ringi peale ilmale ja mul on põhjust tulla tagasi. Mitte isejuhtiv auto nanomaterjali hoia koos meid, vaid see, kui usaldame end üksteise hoolda. Kus sa end 10 aasta pärast näed? Kui vastuseid ja vastutust on terve hulk, kuis hoida armastust maailma teaduse ja enda vastu infoajastu. Mis on see ühisjoon? Tean kindlamalt, kui selja taga Tartu, Viljandi, Tallinna, Pärnu, Narva, maailma, Eesti, meie ülikool.